U19 teine poolaasta oli täpselt sama nagu esimene poolaasta, et üks viik ja ülejäänud võidud, aga väga paljud mängud olid sellised, kus oli nagu mängu, ütleme siis esimese 10 minutiga oli selge, et me võidame selle mängu, et samas küllalt mõttetud mängud poiste jaoks, et ei andnud ei meile ega ei vastasele midagi, kui sa võidad seal 10-ga, aga samas ega me ei saa ise endal vastased valida, et mis liidus pannakse, nende järgi me mängime ja kuna meie eesmärk oli see liiga võita, just klubi jaoks tähtis asi, siis me pidime mängima nii kaua, kui on teoreetiline võimalus kellegi teisel järgi jõuda võimalikult tugeva koosseisuga. Ja sooja lõpus, siis kui me olime juba võitnud oma liiga, siis jätsime, ütleme, ka rohkem poistele mänguaega. No ütleme see, et eelmise aasta ja selle aasta võistkonda U19 klassis võrrelda, siis eelmise aasta võistkond oli kindlasti pikem oma mängijate valiku poolest ja aga ütleme siis selle aasta võistkond meil oli ütleme 16-17 mängijat võib-olla, kes nagu pidevalt oli võistkonnaga, aga nende just see kohal käimine ja see oli väga okei, et see oli positiivne ja loomulikult seda see, et kui vahepeal oli mängudes sellised olukorrad, kus oli vaja kivist, ütleme siis see võit välja pigistada, et siis kuidagi me suutsime alati selle teha, ja positiivne oli ka see, et mängijate käitumine väljakul, kus üritasime austada vastast ja mängida samas agressiivselt jõuliselt, aga mitte lõhkudes. See on ütleme sellest tingitud, et kuna vastased ei olnud siis igas mängus sellise nagu oleks võinud olla, et sealt mõnes kohas, kui keegi hakkas endast, ütleme, mitte maksimum andmast pingilt seda ütelda, et anna ikka täiega minna, et just nimelt meeskonna heaks ja see vahest ei meeldinud, aga neid olukorda oli küllalt vähe. Ja jah, no ütleme siis seda, jalgpalli tehnilises mõttes ja oskustelt, et just see rünnakute lõpetamine vastase kastis ja kasti juures, et seal on meisterlikkus võiks olla meisterklassis tulles ikka parem natuke ja osadel mängijatel ikka kordades ka parem, et sealt on väga palju. Vist juba, kes meil on regatud sinna U19 võistkonda, aga esindusega mängivad ja treenivad või duubliga. Neid on ikka päris palju, et lihtsalt osad mängijad kasutasime ühe mängu, võib-olla mõnda 2, mõnda mängijat ei kasutanud kordagi selles liigas. Aga osad mängijad jah, et seal aasta jooksul on tõusnud esindusse ja et ütleme, üht-teist on tulemas esindusmeeskonna jaoks ka sealt ütleme vanusegruppidest. Aga jah, et pigem nagu rohkem kaitseorientatsiooniga mängijad kui ütleme sellise individuaalse meistrike mängijaid, kes tahaks pingutada ütleme siis nii palju kui vaja mängida näiteks Eesti meistri või esiliiga tipus, et siis just meistrike mängijatel. No siin U19 klassis, et me ei tea, kas me järgmine aasta üldse mängime seda klassi, et suvel oli üks koosolek oli, et mingi otsuse vastu võtsime, aga nüüd sügisel hooaja lõpus võtame nüüd veel otsuse vastu, et kas me ikka mängime või ei mängi, et vaatame täpselt üle, mis meie ressursid on ja kuidas me seda U21 liigat seal, mille ja kellega mängime ja eks kõik oleneb alati vastastest samamoodi, et ise võime teha omad asjad ära, aga vahest on vastased palju nõrgemad või palju tugevamad,
et vastaste mängu või kes seal vastastest tuleb üldse sinna liigasse, et seda me ei saa kuidagi mõjutada, vaid me saame mõjutada alati ainult seda, kas me ise osaleme või kuidas me ise mängime.